Täna oleme Põllumajandusmuuseumis Ülenurmel ja värvime sellise kuivatatud kaselihaga lõnga, et saada niisugust ilusat, erksat kollast värvi. Lõngade värvimiseks läheb vaja järgmiseid esemeid. Vaja läheb villast lõnga, sünteetiline hästi ei toimi, nii et võtke tavalist villast lõnga. Värvimiseks võib olla nii valge, hall kui kirju. Läheb vaja roostevabast terasest potti, mida ei tohiks kasutada hiljem toidu tegemiseks. Kaitseks kummikindaid, kurnamiseks kurnalappi ja kurnalapi kinnihoidmiseks pesulõkse, temperatuuri kontrollimiseks ühte termomeetrit ja lõnga segamiseks pulka, mis võiks olla puidust. Selleks, et värv jääks lõnga külge kinni, on vaja peitsainet. Meie kasutame selleks maarjajääd. Maarjajää lahustame kuumas vees klaasist purgis ja hiljem, kui lõngad on värvitud ja neid on vaja loputada, siis viimasesse loputusvette lisame värvi kinnitamiseks äädikat. Hea oleks, kui on käepärast ka kas plastmassist ämber, mõni plastmassist ämber või kauss, sest sinna saab lõngad likku panna või on neid seal hiljem kergem pesta. Enne lõngade värvima asumist tuleb neid natukene ette valmistada. Lõngasid värvitakse pihtides. Siin näiteks on ilus sibulakoortega värvitud lõng. Tavaliselt on meil lõngad kas kerades või selliste poolide peal ja kõigepealt enne värvima asumist tuleks lõngad vihtidesse kerida. Selleks on õige mitu võimalust. Vanasti kasutati selle jaoks haspleid. Siin on üks muuseumi kasutuskogu haspel. Kinnita ots pulkade külge ja siis jälgi, et poolis olev lõng ilusti haspli haarade peale keritud saaks. Kui sul kodus hasplit ei ole, võid kasutada tavalist tooli. Pane tool lauale tagurpidi seisma, jalad püsti. Kinnita lõnga ots ühe tooli jala külge ja pulga külge. Ja siis keri lõng lihtsalt ümber tooli jalgade. Et lõng värvimise ajal väga segamini ei läheks, selleks on vihid vaja kinni siduda. Alguse ja lõpu lõngadega on kahest kohast see viht juba seotud, kuid saab võtta lisaks niiti ja lõngaviht 8 kokku siduda ühest kohast. See hoiab lõngad paremini paigas ja ei lase neil värvimise ajal segamini minna. Siin on nüüd 3 värvi lõnga vihiks keritud. Üks neist on sinise-valge kirju, üks on hall ja üks on valge. Me värvime need kaselehtedega kollaseks, aga enne kui me need värvi vette paneme, peame me kuivad lõngad ära kaaluma, sest kaalu on vaja teada selleks, et hiljem arvestada maarjajää ehk peitsaine kogust. Ja nüüd paneme need, kui meil on kaal teada, siis paneme kuivad lõngad ämbrisse vette likku 20 minutiks kuni ööpäevaks. Ja nüüd võib selle tõsta siia ja lihtsalt. Kuivatatud kaselehti kasutades tuleb kõigepealt alustada kaselehtede likku panekust. Korja viha küljest lehed, pane need ämbrisse ja jäta vette ligunema 2 tunniks kuni ööpäevaks. Kui kuivatatud kaselehed on leos olnud, siis tuleb nad keema panna. Võta pott, mida sa kasutad ainult lõngade värvimiseks, toitu selles keeta ei tohiks. Pane ligunenud kaselehed potti koos veega, mille sees nad ligunesid ja kuumuta neid umbes tund aega keskmisel tulel.
lõngu tuleb enne värvimist ka peitsida. Selle jaoks kasutame siin maarjajääd, mida on võimalik osta ehituspoest. Lõnga peitsimiseks on sul vaja teada seda, kui palju sul lõnga on. Minul on lõnga 60 grammi ja ma peaksin võtma peitsainet ehk maarjajääd umbes 10% lõnga kuivmassist ehk siis antud juhul 6 grammi. Selle jaoks võtame klaaspurgi ja asetame kaalule. Paneme purgi sisse kuuma vett ja nullime kaalu ära. Ja siis paneme vette umbes 6 grammi kemikaali. Siit läks juba 8. Aga see sobib samuti. Kui 6 grammi maarjajääd on vette pandud, siis sega nii kaua, kuni kemikaal on vees lahustunud. Nüüd on vaja enne värvima asumist kurnata värviveest ära kaselehed. Selleks võid kasutada kas sõela või kurnariiet. Aseta riie ämbrile või kausile. Kinnita pesupulkadega. Kasutades kurnariiet, pane see pesupulkadega ämbri külge kinni. Võta potis kuumutatud värvivedelik ja vala see läbi kurnariide ämbrisse. Kui lehed on kurnatud riide sisse, siis tuleks need välja väänata ja selle jaoks on ohutuse mõttes hea panna kätte kummikindad. Võta pesulõksud ära, kogu kurnariie kokku ja pigista siit seest, lehtede seest värvivesi ära. Nüüd vala kaselehtedest tulnud värvivedelik tagasi potti. Lisa värvivedeliku hulka ka juba lahustatud maarjajäävedelik. Ja sega need omavahel kokku. Nüüd oleks õige aeg värvivedeliku kraadida. Selle temperatuur peaks jääma umbes 40 kraadi juurde. Enne seda on see liiga kuum, et lõngad sisse panna. Lõngade värvimiseks on vaja roostevabast terasest potti või emailpotti. Kui maarjajää vedelik on värvivedeliku hulka segatud, tuleb võtta märjad lõngad, lõngavihid ja ka need värvivette lisada. Segamiseks kasuta puupulka. Ja kui lõngad on ilusti värvivee sees, tuleks pott tõsta pliidi peale ja lõngasid õrnalt kuumutada umbes tunni aja jooksul 80–90 kraadi vahel. Lõngasid tuleks potis aeg-ajalt segada ja iga paari minuti tagant oleks hea ka lõngavedeliku värvivedeliku temperatuuri kontrollida. Kui lõngad on umbes 80 kraadi juures haudunud umbes tund aega, siis oleks tegelikult hea, kui neil natukene lasta jahtuda. Ja siis ongi lõngade värvimine valmis. Need tuleb lihtsalt potist värviveest välja võtta ja ära loputada. Siin meie lõngad näevad nüüd välja sellised. Lõngad on nüüd olnud umbes tund aega värvivees. Need tuleb siit välja võtta.
kuna siin oli 3 erineva lõnga vihtisid, siis need tuleks nüüd üksteisest eraldada. Et pesemine natukene sujuvamalt läheks. Kui vesi on muutunud väga värviliseks, tuleb see ära valada ja uus loputusvesi asemele panna. Äädikat võite loputusveele lisada kõige lõpus selleks, et värv lõngade külge kinnituks. Kui lõngad on loputatud, siis tuleb vihid ükshaaval välja võtta ja neid natukene rapsida. See aitab neid uuesti sirgeks saada, isegi kui mõned vihid on vahepeal värvimise käigus segamini läinud. See aitab kõikidel lõngadel ilusti sirgeks muutuda. Nii. Kuivatada on need võimalik igal pesurestil. Kuna nad aga on üsna märjad ja tilguvad, siis soovitan panna kuivatamise ajaks alla kõigepealt kausi või ämbri. Panime värvivette halli, valge ja sinise valge kirju lõnga ja välja võtsime tund aega hiljem sellise ilusa hallikas kollase, helekollase ja sinise valge kirjust on saanud rohelise kollase kirju lõng.